Tere tulemast kuulama Off the Record podcasti. Meil on väga hea meel lindistada oma Off the Recordiga esimene avalik podcast. Seni me oleme teinud üle 10 episoodi siis ainult Off the Record tasulist tellijatele, aga nüüd otsustasime, et teeme ka mõned avalikud episoodid ja stiiliks mõtlesime seda, et meil on Off the Recordis üliägedad inimesed, kes on teinud elus palju ägedaid asju, teavad investeerimisest väga palju. Nii et selleks kutsusimegi täna Lev Dolgatšovi, kes on hea sõber, lisaks sellele pika ettevõtlustaustaga, pika investeerimiskogemusega, investor igas erinevas varaklassis, nii et omab kogemust nii laenudes, kinnisvaras, aktsiates kui ka mujal, aga natuke hobide poole pealt, et ka autoentusiast ja nagu särgi järgi näha siis ka punk ja ma ei tea, kas rock muusika austaja ka või, aga see on punk-bändi särk siis on ju. Nii et No Future on muusika stiilis, mitte investeerimise kommentaar. Tere tulemast, Lev, saatesse, aitäh, et tulid. Aitäh, et kutsusite. Tere. Ja mõtlesin, et alustaks nagu sellega, et kuna me tahame investeerimisest tegelikult rääkida ja just sellist nagu sinu põhimõtteid teada saada seda, et kuidas sa nagu asjadest mõtled, mis kogemused saanud oled ja anda enda nagu elukogemust teistele investoritele edasi. Aga enne kui me saame investeerimisteemade juurde minna, oleks kõige parem alustada nagu sellest ettevõtlusest ja sellest, kus see nagu raha tekitatud on. Ja raha pole iseenesest tegelikult ju oluline, et sa oled ettevõtluse läbi loonud päris palju väärtust ja raha nagu on byproduct või outcome sellele asjale, mis teinud oled, et sul on, ma ei tea, eks sa ise otsustada palju sa asjadest rääkida saad, aga sa alustasid väga noorena kaktuste müümisega turul, sealt edasi igast erinevad muud businessid, aga üks suurem asi veel oli see arvuti varuosade müük ja parandus on ju, aga sealt edasi kõige suurem nagu ettevõtluslugu on ikkagi pildipanga loomine ja stockfotode tegemine ja produktsioon, millega sa tegelesid hästi kaua ja selle ettevõtte müüsid üsna hiljaaegu ka ära. Kui sa enda ettevõtluskogemust ja kõike tagasi vaatad, et kas sa oled üldse nagu palgatööd teinud kellegi teise jaoks või sa oled nagu kuidagi noorest peale ettevõtja mindsetiga olnud? Jaa, see pildipanga loomine on ikka liiga kõva sõna, et ma ei ole ise ühtegi pildipanga loonud, aga küll ma tegin nendega väga pikka aega koostööd ja siis tegin need pildipangadele, nii et kui keegi näeb mind kuskil reklaamis, kus ma olen, ma ei tea, alkohoolik, bussijuht, taksojuht, kes iganes õpetaja, hambaarst nagu, et ja mõtleb, et kas see ongi Lev? Jah, olen mina, aga see ole kõik modellindest, nii et selle hambaarstiga, no jah, et hambaarsti piltiga kuidagi liigub kõige rohkem sellest ja mõnikord isegi. Ma mäletan, me tegime shooti ühes Tallinnas olevas hambakliinikas, et sa stuudios, seda hambaarsti on raske niimoodi teha, kus kõik need riistad ja suured need toolid ja need asjad nagu, et siis tegime ühes kliinikas ja nad on kasutanud oma reklaamis pilti, kus olin mina, nagu, et ja siis keegi klient helistas, et kas ma saan konkreetselt selle vanema doktori juurde, et teil on kõik need teised, ma näen, kõik noored nagu, aga üks vanem on reklaamis, nagu, kas ma saan kuidagi tema juurde. Ja teine kord oli ka, et oli mingi üks autoklubi üritus ja siis üks naisterahvas, nagu, kes oli seal, nagu, et ütles tere, nagu ma nägin siin selle nagu reklaamis, et oled hambaarst, ma ei ole, nagu see on reklaamipilt. Jah, okei. Aga kas äkki vaataks siiski nagu, et mul siin ühe asja nagu, et need nalja oli, et jaa, mis see küsimus oli? Et kas sa oled, kuidas see ettevõtlus, kas see pisik tuli nagu kohe kaasa või sa oled mingit palgatööd ka proovinud teha või et sa oled ettevõtlusega tegelenud nagu peaaegu elus on sinu identiteet olnud nagu paarkümmend aastat, on ju? Ja palgatööd mul oli nii palju, et ma mõned kuud, see kõige esimesem oli mõned kuud, ma töötasin laotöötajana köögi ja juuril ja
see oli mingi baas või mingi selline hulgimüügi selline, no hangaar, kus on külm ja inimesed tulevad ja kõik, kes müüvad turul neid tomaate, need jaanuaris neid kohalikke Eesti tomaate nagu, et nagu ostavad neid kõik seal töötasin ja siis pärast töötasin tükk aega, aastakene, võib-olla aasta-poolteist paaris-kolmes erinevates elektroonikapoodides ja siis oli mingi poole kohaga selline töö ühe ettevõtte selle sysadminina, aga see oli ka nagu selline, et mingi tudengi ajal. Nii et eriti ei teinud seda palgatööd kuidagi väga õnnestunud. Ja ettevõtlusega, et kuidas sa sellega nagu mõtlesid, et teeks ja kus selle julguse võtsid või kes olid sinu mõjutajad? Alati oli mingit põnevust vaja, et nagu, et see ettevõtlus on selline väga põnev värk, et kui sa mõtled midagi sellist kavalat välja, ma ei mõtle nagu heas mõttes sellest nagu, et mingit, et mõtled välja mingisugust viisi, kuidas, ma ei tea, sa paned euri või tunni sisse ja siis nagu võtad välja, ma ei tea, 50 euri või 100 euri, siis ettevõtja olles see kogu upside on sinu oma. Et nagu, kui sa oled hea töötaja kuskil nagu, et mõtled välja, ma ei tea, nagu viisi, kuidas ettevõtte tööd optimeerida nii, et ettevõte saaks 2 korda rohkem või 20 korda rohkem kasumit, no siis sa saad preemiat võib-olla, et või siis Wimpli, et aastatöötaja, et kõik tantsivad niimoodi ja rõimus, et kui sa oled ettevõte, siis kõik on nagu sinu oma sisuliselt, kogu see upside, aga no downside on ka sinu oma, et kes vastutab, sina ise vastutad ka kõiki oma vigade eest, et siis ettevõtlusega on ka see, mis mul meeldib, et ma võib-olla ei vasta juba otse selle küsimusele, aga nüüd mõte käib, et küsimusele, aga minu mõte käib, et hea ettevõte on see, kus, et no, ma olen nüüd ka ettevõtja, mul on investeerimisettevõte, et nagu selles mõttes ma loodan, et see on ikka nagu sellest saab mu kõige edukam ettevõtlus niimoodi avantüür. See ettevõtlus mingil määral algab siis, kui sa saad lisandväärtust teiste inimeste tööst, nagu, et mul investeerimisettevõttes mul ei ole hetkel kedagi, kes teeks minu jaoks palkatööd. On partnerid nagu, et kes osutavad igasuguseid raamatupidamisteenused näiteks ja nii edasi, nagu see ei ole see, et nagu, et kui sul ettevõttes juba keegi teeb tööd, saab palka, on selle palgaga rahul ja siis jääb sinule ka selle vastutuse ja vastutuse võtmise eest ja selle ettevõtlikkuse eest ka midagi, et see on see tõeline selline ettevõtlus minu arust, et minu, hetkel ma räägin, et mul on investeerimisettevõtted, aga see on sisuliselt, võib ka öelda self-employed, et määral. Ja see absoluutselt ei sõltu, et summadest ega muu asjadest. Kui sa ise teed tööd, siis see on ikka self-employed. Aga see pildiproduktsiooni ettevõtte kasvus sul suhteliselt suureks ka ja seal olid nagu töötajad ja ma kujutan ette, et seal oli kasumlik ettevõtmine, et miks mingi hetk see nagu ammendus või miks otsustasid selle siis ära müüa? See ei ole ka nii mustvalge, et ma müüsin kõik ära, nagu, et et veidi pikem vastus, et see pildipangadega töö, nagu, et see oli selline nagu, ütleme nii, et mingil määral internet-äri, et nagu need nii-öelda microstock, et need kunagi need pildipangad on juba ammu eksisteerinud, pikka aega olid sellised kataloogid, mida sa saad posti teel, seal on need pildid, nagu sa valid ja see maksab palju. Sa maksad mingi 500 euri, kui sa kasutad ühe pildi näiteks sellest kataloogist. Ja siis tuli internet ja tuligi see idee, et davai nagu, et disruptime seda asja, teeme need internet-pildipangad, kus iga pildi eest klient maksab võib-olla $10 või siis hiljem $1 ja nüüd tegelikult ei maksa mitte midagi, maksab mingi $10 kuus ja kasutab nii palju, kui tahab, nagu all you can eat buffet selline $10 või 10 euro eest.
ja ma alustasin õigel ajal, et kui see hind oli veel $10 ühe pildi eest ja kui pildipankadel oli, et need pilte oli vähem kui nõudlust. Ja et oli väga hea aeg, et pildista mida iganes. Kui ma alustasin, siis ma pildistasin vasaku jala, no mitte vasaku jalaga ikka nagu, et fotograaf ei tee vasaku jalaga oma tööd kunagi. Jake ju teab nagu ikka nagu, et fotograafiaga nagu iga teise kunstiga on nii, et sa lihtsalt ei suuda alla oma selle taseme nagu midagi teha. Lihtsalt no, sa ei saa. Kui sa oled juba hea muusik või hea fotograaf või hea kunstnik, nagu, et isegi vasaku jalaga nagu sa ikka teed kunsti. Aga alustasin õigel ajal ja siis oli tunda, et see õige aeg on juba läbi. Et seda pakkumist on selline market saturation, nagu tuli selline asi, et nagu pakkumist on väga-väga palju, nõudlus on umbes sama. Ja siis pildipangad on loomulikult, no mis nad on teinud, et davai nagu, et konkurents hinnadega, siis nad konkureerivad omavahel ka, ja B, et oma niimoodi tegevuste optimeerimine ja kus see optimeerimine käib, et fotograafid saavad vähem, et nagu, et kui kunagi oli 50% komisjon, siis oli 30%, siis mõnes kohas nüüd on 10% on sinu oma ja 90% jääb neile. Ja sellest 10% maksad ka kõik maksud ja maksud Ameerikas, siis maksad juurde Eestis ka, et no selle nagu, et aga see selleks. Ühesõnaga ma sain juba umbes 10 aastat tagasi sain aru, et okei, see ei ole minu viimane äri, nagu, et see ei too mulle elu lõpuni leiva lauale, absoluutselt nagu seda ei juhtu, et see äri ikka lõpeb enne, kui ma suren, et loodetavasti, et ja. Küsiks, et kas sa praegu ka pilte üldse teed või sa üldse enam nagu kaamerat ise käes ei hoiagi või? Mul ei ole hetkel ühtegi kaamerat, et see on mu ainuke kaamera, et päriselt ma ei tee nalja. Ja fototehnikast mul on jäänud kaks mingi objektiivi filtrit, nagu nüüd viimati influenceritel on kombeks, kui nad on kuskil lava peal nagu reklaamida, kui keegi vajab objektiivile filtri, siis mul on 2 tükki olemas, iga üks maksab 5 € võib-olla või annan tasuta nagu, aga noh, kirjutage. Aga see oli nali loomulikult, et aga ei, et see on, kui sinu hobist saab raske töö ja sa pead pildistama seda, mida sa võib-olla ei taha või ei viitsi, et pigem jah, ei viitsi sobib paremini, aga see nagu majanduslikult on ikka kasulik jälle hambaarsti pilte teha või mida iganes nagu, et happy startup team having major fun in their office with dogs and cats and investors money. Et nagu, et on selline nagu, et oli selline film Hedgehog Day, ma ei tea, mis see eestikeelne nimi oli, nagu, kus mees ärkas iga päev üles sama päeva sees, et sama päeva hommikul, nagu, et siis tabab see ja siis hobist saab selline töö, et mida sa ei viitsi mõnikord teha ja no nii juhtub paljude hobidega, et kui hobi väga-väga meeldib, siis võib-olla mõnikord on tark jääda seda lihtsalt niimoodi hobina. Need otsustasid põhimõtteliselt juba nägid kaugelt tulemas, aga mingi hetk tegid oma strateegilise peaga mingi otsuse, et võiks võib-olla väljuda sellest ja leidsid. Ja ei, ma ütlen nii, et kui ma sain aru, et see kõik lõpeb ikka nagu, et ja on juba lõppemas vaikselt, et see nagu, et kui oli nii, et iga kuu see nagu käive kasvas ja nüüd iga kuu käive langeb, aga kulud ikka kasvavad, sest Eesti keskmine palk kasvab ja stuudio eest sa maksad aina rohkem ja fototehnika maksab aina rohkem, et kui me mõtleme korralikku nüüd valgustustehnikat ja neid asju, nad ei lähe kunagi odavamaks, et pigem vastupidi, et ja siis saad aru, okei, nagu, et noh, sul on selline nagu, ja siis ma lihtsalt sain pakkumist, millest ma
ei saanud loobuda või ei olnud võimalik loobuda nagu Rist-isa filmist nagu. Et üks pildipank on teinud mulle pakkumist ja millest ma ei saa veel 5 aastat rääkida, siis mul on väga range NDA nagu käes. Aga jah, siis ei olnud pointi enam jätkata, et ma endiselt mõned kopikad endiselt tulevad ikka sellest, see on selline nagu autoritasud on selline loom, et ikka nagu nad nii järsult ei lõppe, et aga jah, ei olnud üldse pointi jätkata niimoodi aktiivselt selle äriga. Aga kui võtta see... Full-time investor, jah. Jah, ma mõtlengi, et siis sa oled nagu täna full-time investor, nagu sa mainisid ära ka, et tänane nagu ettevõtlus läheb läbi nii-öelda holding company'te või investeerimisettevõtete nagu edasi. Et see mindset on ilmselt olemas ja sellega sa nagu vaatad võib-olla investeeringuid ka. Et sa oled maininud paaris kohas, et sul siis aastatega oled nagu raha kõrvale pannud, et teeninud ettevõtlust ja kuskil 8 kohalise portfelliga opereerid enda investeeringuid. Jaga korraks, et mis sul portfellis on või mis osakaalud ja mis su selline portfelli pikaajaline eesmärk on? See portfell on ajaga aina igavamaks muutumas, et sest jälle vanus, et nagu riskitaluvus ka niimoodi, et no me nägime ju viimati erinevaid asju Eestis ja välismaal ka igasugust asja, et nagu, et see, mis tundub, noh, ütleme nii, et mõned riskid, mis olid justkui teoreetiliselt nagu, et nüüd selgus, et nad on väga praktilised, et ja nad on realiseerinud, et ja realiseerivad tulevikus ka, nii et ikka nagu ma niimoodi okei, räägin portfellist ja siis, et circa 2/3 kuni 70% on sellised fikseeritud tulumääraga instrumendid, et võlakirjad, laenud, no laene nagu neid laene nagu, et nagu laen, selline ärilaen nagu teisele ettevõtte, neid on väga vähe, et üks. Millest sa tead nagu. Kas neid on rohkem olnud kunagi? Kas neid on algus oli rohkem? Ei olnud. Ei olnud. Ikka nagu ma alati eelistasin selliseid nagu instrumente, mis on mingil määral nagu, et millel on kas või mingisugust likviidsus või kui see on laen, siis nagu, et no on ikka hea, kui see on mingi võlakiri isingkoodiga ja nagu seal on mingisugune tingimused ja prospekt on olemas, et ma ei ole selline nagu eralaen ei, paar-kolm korra nagu kaotasin nii, et väga lihtne viis, et 1000 euri ja tšau, paga. Nagu, et inimene ei tule kunagi tagasi. Aga see oli ammu. Mul on see põhimõte, et kui sõber küsiks mu käest laenu, siis ma annaks talle nii palju, kui ma olen valmis talle kinkida. Ootusega, et ta ikka tagastab, aga no lihtsalt nii palju, kui ma olen valmis talle lihtsalt kinkida. Ja siis kindlasti nagu ei tuleta meelde, ei küsi, ei nagu, et kui inimene ei tagasta, siis ta ei tagasta. Et nagu, et aga enamasti ikka võlakirjad, siis noh, deposiitid neid või need hoiused on endiselt teemaks, need intressid on nüüd vaikselt niimoodi alla vajumas, aga Ameerika dollar on veel enam-vähem nagu isegi hea intressiga on selle nagu see, mida makstakse hoiuste eest ja nagu, et siis on võib öelda, et raha kontol või ettevõtte kontol on nüüd ka rahavoo instrument, sest pangad ju maksavadki midagi. Et seda võib nimetada ka rahavoo instrumendiks tegelikult hetkeolukorras. Et siis mingi 2/3 on siis fikseeritud tulumääraga instrumentides circa 20% on võib-olla kinnisvaras, et ja seda peaaegu kõik on FTN-i erinevates fondides, et
4 fondi kokku, 2 on need, mida siis nagu, mis on börsil kauplevad ja lisaks sellele veel Efton Residential üürimajadega fond, et nagu, et ehitame maja ja siis üürime neid korterid, et läheb hästi sellega, siis on kõige uuem on Efton Special Opportunity, mis oli tehtud teisiga, et nüüd on nii palju arendajad nagu, kes on hädas ja siis me äkki astume sisse ja võtame üle mingil määral neid asju või nagu teeme nendega koostööd, kuigi nagu, et see ei ole salainfo, et ma võin sellest rääkida, see esimeseks investeeringuks on saanud võlakiri. Ma naersin nagu, ma päriselt naersin, mis tahes, kui sa oled võlakirja investor, isegi kui sa investeerid nagu kinnisvarasse, siis saad ikka võlakirju. Päeva lõpus sul on ikka käes võlakiri. Aga no, see täitsa nitšeo deal oli, et vaatame, kuidas edasi, et ma olen rahul. Nii et mu kinnisvaraga pigem nagu olen niimoodi, et keegi teine juhib seda kinnisvara. Ja just, keegi teine juhib, tegeleb ja saab oma selle valitsemistasu ja mulle sobivad need objektid, sest nagu ma ei ole selle skaala ärimees, kes võiks neid ärimaju ja lauhooned niimoodi nii suured selles, et nagu osta. Aga noh, kui ma vaatan, mis iganes Eftoni objekt, nagu okei, mul on mingi 1% sellest mahest on minu oma hetkel. Kuni nad müüvad seda, ma ei saa ju seda otsust. See on ka nagu, jah. Kas sul võlakirjade osas on mingisugune tootlusootus ka või on mingid võlakirja, mida sa nagu kindlasti ei võta endal portfelli? Ma ütleks, et mu võlakirjade osas tead ma nüüd, et mis kuupäev täna on, 9. august, ja nagu 2024, et nagu, et tänase päeva seisuga ma võtan portfelli või olen nõus võtma portfelli niimoodi, ma ütlen, et mõõduka riskiga, aga mitte kõige kõrgema riskiga võlakirju kuskil mingi 9,5 aasta tootlusega. Et see, kui poole aasta tagasi ma vastaks, et 12 võib-olla on see miinimumpiir, et nüüd ma ütleks, et see on nüüd juba ühekohaline, et kõik ju ootavad Euribori langust ja kõik on nii nagu, et investoritele nii meeldivad need võlakirjad nüüd, et ma saan aru, miks, sest nagu see eelmine Eesti, see nagu püha graal oli ju see nagu, et kodulaenuga ostetud 100 korterit, et ja siis nagu, mis pakuvad sulle mingit, igaüks mingi rahavoogu, et siis kõik hästi, nagu nüüd, kui Euribor on tõusnud, siis nagu kuidagi on vaja neid laene teenindama ja siis nagu tahaks elada ka, et kus see rahavoog on, nagu, et dividendi aktsiad, no ei tea, nagu hoiused pakuvad umbes sama palju või no veidi väiksem, nagu kus see suurem on, võlakirjad, davai, kõik võlakirjadesse. Ma ei ütle, et see on halb või nagu, et lihtsalt nagu on tekkinud nõudlus võlakirjade vastu ja investoritel ka, et ja ettevõtted on seda näinud ja vastavalt oma neid tootluse määrad või kupongid nagu on ka nagu no see Big Bangiga oli näha nagu, et mingi väikse portsuga ikka nagu iga kord madalam ja madalam ja madalam. No tublid nagu selles mõttes, et äriliselt väga mõistlik käitumine. Ma teeks täpselt samamoodi. Aga sina oled võlakirjadesse investeerinud ju nagu kaua aega, selles mõttes, et sa oled näinud neid ammu, et mis see adekvaatne nagu intressimäär üldse sellistel vähem riskantsetel võlakirjadel on, mis on investeerimisjärku või mingi reitinguga, mis need ajapikku olnud on ja kas see, mis siin vahepeal toimus, oli nagu anomaalia või? Ei, sellele ei ole vastust, et see adekvaatne määr väga sõltub turu olukorrast. Ma toon ühe näide, et mul on portfellis üks paber, mida ma tahaks rohkem omada või ma tahaks nagu minevikku minna ja seda rohkem osta nagu. Et see on see International Personal Finance, selline tugev fintech ettevõtte,
väga pika ajalooga. Ma ei mäleta, kas nad Briti oma või ühesõnaga ei ole mingi Baltimaa oma, on selline nagu, et väga suur, neil on võlakirja emissioonide mahud on ka sellised 300 miljonit ja suurem, ja koroonakriisi ajal nagu see kauples alati selle kupong on, see võlakirja, mis mul käes on, nagu selle kupong on 9,75, et ma usun, et umbes nagu selle nominaali juures, nagu nad on seda pakkunud kunagi, kui 5 aastat tagasi või mis ta oli, et mina ostsin seda aasta tootlusega 20 ja paar aastat tagasi, mis juhtus koroona ajal, et paljud inimesed on ehmatanud ja on hakanud oma raha võlakirjafondidest välja võtma. Ja see IPF oli selline kõige fondide lemmik ja peaaegu iga fondi bilansis seda oli palju. Ja see on likviidne ka. Et siis seda nad on nagu esimesena niimoodi on hakanud, kui on hädaliselt vaja nagu müüa, siis nagu ja oligi selline olukord, et nagu, aga palun 20% juures nagu ainult võtta nagu. See ei kestnud pikka aega, aga paar, 3-4 nädalat on olnud nii. Ma võtsin nii palju, kui mul vaba raha oli, aga et liiga palju ikka ei võtnud. Et lihtsalt, kas see 20 oli õiglane määr? Oli tol ajal. Kas see tõstis selle võlakirja riskantsuse 2 korda, et nagu ajutiselt ei tõstnud. Nii et seda numbri lihtsalt ei ole olemas. Või näiteks aga kuidas vaata seal, ütleme, et seda numbrit ei ole olemas, sest et sul ei ole alati pakkumisi, mida saad selles mahus võtta, mis number sul ees on, aga kuidas see võlakirjade ostmise strateegia üldse käib, et mina ise olen nagu näinud seda, et ma olen ka umbes 10 aastat proovinud neid nagu võtta, et vastavalt pakkumist järgi peab nagu minema ja siis hindama igat pakkumist ja samas teisalt jälgima enda riskihaldust kõrval, et sa ei saa, kui tuleb väga hea pakkumine, sa ei tohi sinna ka panna ju 10% portfellist, et laenude puhul sa pead alati hoidma oma 2% portfellist. Kuidas sa seda näed? Ja, näen täpselt samamoodi nagu sinagi, et ja üks värske õppetund oli see plus capital näiteks, kus mõnedel ka minul oli raha sees, et okei. Ja mul vedas selles mõttes, et mul ei olnud seal pluss, mul on see strateegia või see reegel, et ma oma laenuportfellist, ma ei anna ühele emitendile üle 5% kogu laenuportfellist. Isegi kui need on erinevad võlakirjad, näiteks 3 erinevat, ma ei tea, Delfin Grupi võlakirju, nagu, et need või LHV võlakirju või keda iganes, nagu, et nemad koos on nagu, et nende see nominaalväärtus, ta ei saa olla suurem kui 5% minu kogu võlakirja portfellist. Et see on materiaaliliselt. Sinu kogu võlakirja portfellist, aga sa vaatad seda ainult võlakirja portfelli põhiselt või vaatad portfelli üleselt ka? Ainult võlakirja portfelli põhiselt ja siis teiste asjadega samamoodi, aga see ei ole nagu igale instrumendile või nagu, et näiteks ma ehitan nüüd üles selle Nasdaq 100 indeksis positsiooni. Nüüd on circa 5% portfellist on juba seal sees nagu, või seal kandis nagu. Jõuab sinna nagu, et kas aga ma tahan, et see oleks 25%. Et nagu, et see on nagu teistmoodi instrument, samamoodi selle nagu FTN-i fondidega või kinnisvarafondidega, et ka nagu mul sobib see 20, isegi mul on nagu, et see eesmärk võib olla 25 nagu, et seal oleks 25. Et mingi 25 indeksis 25 kinnisvaras ja võib-olla 50 rahavoo instrumentides. Miinus kõik need pisikesed, nagu, et mul on mingi paar 3% on startupides ja siis üksikaktsiad ka on, et nendega on ka nagu dividendi aktsiad, et neid ka on. Aga näiteks üksikaktsiatega täpselt samamoodi, et nagu, et kui mingi aktsia, jälle nagu, et need kinnisvarafondid SI-d nagu, nad on just kui tehnilised aktsiad nagu, et mõned, aga see on ikka eraldi teema ja nad on sees ka ikka nagu objektide vahel need hajutatud asjad, et
et üksikaktsiatega et samamoodi, isegi kui ma ei tea, mingisugune Nvidia või Tallinna Kaubamaja või mis iganes nagu, et väga meeldib, et maksimum 5%. No siis kogu portfellist, siis mul ei ole seda nagu see aktsiaportfell ei ole mul nagu eraldi mingi eriti suur mingi asi. Et aga ja võlakirjadega pigem ikka nagu 5% võlakirjade portfellist või. Kus sa selle 5%-ni jõudsid või kas see on selline tunnetuslik, et 5 on nagu piisavalt väike risk sinu jaoks või? Sama pluss, kusjuures oli, ei, ma juba ammu mõtlesin, see on mõistlik nagu, et ja mina ei ole see, kes mõtles seda välja, et ma kunagi isegi äkki lugesin või kuulsin, kuidas sina räägid sama asju, et 5% portfellist üks nagu see instrument, mina ka rääkisin sellest 5% nagu võib-olla isegi nagu, et kui mul oleks näiteks LHV võlakirju ja LHV aktsiaid, siis võib-olla ma mitte ainult see, et nagu, et LHV võlakirjad on kokku 5% minu võlakirja portfellist, kuid LHV võlakirjad pluss LHV aktsiad koos alla 5% minu kogu portfellist. See on ikka sama ettevõtte risk. Et ja siis nagu ma teoreetiliselt niimoodi, aga kuidas nagu mulle alati nagu, et arutled kellegiga midagi, siis nagu, et no ise targutad, et ei, mõistlik on teha nii nagu, siis vaatad, kas ma ise nii teen. Nagu veel ei tee. Okei, äkki on aeg ümber mängida oma asju ka nagu, et mul näiteks võlakirjadega mul olid, paar paperi oli ikka nagu väga raskes ülekaalus, et lihtsalt nii juhtus, et vaikselt kasvas nagu, et tuli jälle pakkumine, keegi pakkus järelturul hea tootlusega, et mul kasvas nii kui kunagi Utah Crediti positsioon liiga suureks, et siis kasvas niimoodi ajaga liiga suureks Credit Stari positsioon portfellis ka, et lihtsalt niimoodi orgaaniliselt vaikselt siis nagu. Aga kuidas sa endaga rahu siis teed, et mõtlen, et selle jaoks, et mitte neid pakkumised tulevad ja vahepeal võtad vaba raha on ka kontol, on ju, et mis sulle on andnud sellise sisemise rahu, et ma ei pea maksimeerima seda portfelli ja tootlust ja ma võin jätta selle, näiteks ongi, et ma panen sellesse emitenti palju vähem raha, saan rahulikult magada, aga samas mul seisabki siis nagu 5% portfellist lihtsalt jällegi madalama tootlusega hoiu seal. Ja, et ma ju hakkasin rääkima sellest plussist näiteks, et kui ma kaotasin seda raha nagu, et ja ma väga ei usu, et ma saan midagi sealt tagasi veel nagu, kui saan, siis saan, aga et siis õnneks see positsioon oli alla 5% minu võlakirja portfelli eest ja et oli niimoodi, et kuidas, mis see õige sõna nagu, et ebameeldiv ei ole õige sõna, et oli selline tunne, kurat nagu, et oli selline tunne, aga ei olnud seda tunnet, et kõik pekkis või mis ma nüüd teen nagu, et siis ma mõtlesin, et oleks üle seda või oluliselt üle seda, siis oleks juba selline tunne, et nagu okei, nagu ma nagu, et mul on ikka väga palju aega vaja selleks, et seda kaotust niimoodi mingi muu investeeringutega tagasi saada rahaliselt. Et selline, et isiklik kogemus ka õpetab. Ja teiste inimeste isiklik kogemus ka õpetab. Ma mäletan, see kunagi oli selline fond nagu Etalon. Kas sa olid seal sees või sa ei olnud? Ei olnud, aga ma tahtsin nagu, et nagu ma lugesin Äripäevas nagu, et on selline fond nagu, kus on ainult valitud mingi Secret Society, Smart Money nagu, et saab ligi nagu, et ei saa, aga mulle mitte keegi ei pakkunud nagu, siis ma olin Toomase konverentsil, istusin sinuga, Marko, ja Tõnisega nagu niimoodi kolme. Ja siis oli üks fondi looja oli ka seal nagu, et sina tegid meid tuttavaks temaga, et siin Miksin Leht nagu, et saage tuttavaks nagu. Siis ma rääkisin talle, et mul on võib-olla huvi teie fondi vastu ja nii edasi ja nagu ta ei näidanud liiga palju entusiasmi, ta on selline introvertne inimene nagu, et ma võib-olla ootasin, et ta Ameerika stiilis nagu, et kas teeme esmaspäeval kohe nagu palju sa võtad ja nii edasi, nagu saadad mulle pitchi ja nagu mingid, ma ei tea, Karp komme nagu, et selline investor on boarding, aga seda ei juhtunud.
siis mõtlesin, okei, nagu kui nemad ei viitsi nagu minuga tegeleda, siis mina ka nagu ei viitsi, et ei ole hullu, aga noh, pärast nagu läks nii nagu läks nendega, et ikka nagu nad on vale teisiga investeerinud lihtsalt ja nagu see oli riskantne fond, et nagu, et ei ole hullu, juhtub. Et ja see ka nagu õpetas, et see nagu, et ei ole targa raha ei ole olemas. See smart money on kõige suurem, the biggest lie in the world. See tark raha või smart money, seda ei ole olemas. Või ma käisin selle, ma räägin liiga palju sellest plussist, aga no see oli hea õppetund nagu, mitte nagu, et selline ja Eesti oma selline kodumaine. Meie enda õppetund. Teie oma nagu jah, nagu meie kaotus, et kui ma käisin kui kõik seal nagu, et kui me saime seda default notisi sisuliselt nende käest, siis oli selline investorite mitteametlik, võlakirja investorite mitteametlik selline koosolek nagu, kus mingi paar 30 inimest olid koha peal, et ja kui ma nägin, kui palju inimesi või ettevõtteid nagu, keda ma ise nagu alati ei, ma endiselt arvan, et nad ongi minust targem raha, ütleme nii, et nagu, aga ma ütlen, nad on nii tark raha nagu, et nagu noh, koos nendega paneks kuhu iganes nagu lihtsalt nagu, et puhtalt nagu need Robin Hood või kus need inimesed panevad või eToro nagu, keegi paneb, siis meie paneme ka nagu selle teisega, et nagu ta on minust targem, et nagu, siis kui ma nägin, et kõik need inimesed on koha peal nagu väga suured sellised nagu, et ärihaid või nagu, kellel on kordades rohkem kui minul nagu täpselt sama asja nagu sisse panna, siis ma mõtlesin nagu oli, okei, esmatunne oli okei, ma ei ole ainuke nagu, ma ei ole kõige suurem loll nagu, et või nagu, et selles maailmas, et on ka nagu minusuguseid nagu rohkem kui mina, et jah, siis teine tunne oli see, et no jah, et nagu smart money, jah, et nagu, et aga äkki ei olegi nagu ei ole olemas, me kõik oleme inimesed. Äkki ei olegi tarka raha olemas, et on olemas nagu veidi targemad mehhanismid ja riskihalduse viisid. Ja veidi rohkem mõnikord veidi rohkem infot või kogemust ja seda küll, aga seda nagu tarka raha nagu või see nii-öelda nagu tark raha, see paneb mööda ka. Ja just, aga ongi see, et kas nad et tuleb neil kõigil puhul tuleb vaadata ilmselt seda, et mis see nagu kogu tootlus üle pika perioodi on ju. See, et sa nagu mõned otsused valesti, et juhtub kõigil on ju. Mina olen kaotanud, sina oled kaotanud, me oleme samades kohtades raha kaotanud on ju. Kaotame veel ja veel. Et kas me suudame nagu üle dekaadide või 10 aastate jooksul portfelli kasvatada ja olla sul on pikem mäng ees kui minul puhtalt vanuse pärast. No igaüks mängib oma mängu on ju, et selles mõttes, et Jake, palun. Korra küsin, et kas see pluss-plussi kaotus on sul kõige suurem kaotus olnud või on sul mingeid suuremaid kaotusi ka olnud? No, sa mõtled rahaliselt. Yeah. See hea küsimus, et võib-olla ja, et nagu neist, millest ma olen teadlik hetkeseisuga on siiamaani kõige suurem. Aga kas sul on tekkinud mingi selline kobar õppetunde või tõekspidamisi ongi nendes laenu investeeringutes, võlakirjade investeeringutes, mida sa nagu nüüd ise rakendad ja mida sa teistele võib-olla paneksid südamele, et nad ka selle peale mõtleksid, mitte otseselt soovitaks, aga ütled, et mis sa ise nagu saanud oled, et kas me oleme nendest kõigist juba rääkinud või sul on veel midagi? Ma ütleks, et väga tähtis on see, mida naised räägivad saunas. Et emitenti kohta või nagu noh, et mida rohkem sul on seda, ma ei mõtle siseinfot nagu, et ma ei räägi nüüd nagu ametlikult siseinfost, et olles mõne ettevõttega seatud tasemel, kus mul mõnikord on siseinfo käes nagu, et ka FTN-i fondidega olid sellised perioodid nagu, et saan kirja Vilja Raarakase käest, et nagu palju õnne, loe seda ja nüüd sa oled kuu aega insider.
mul ei tohi midagi osta ega müüa. et mitte ainult mulle, aga no teistele ka niimoodi. Et seda on juhtunud. Et ma ei räägi nüüd siseinfost. Ma mõtlen nüüd, et nagu, et isegi sellised kroonika tasemel nagu sa mõtled sellist, et mis turul keegi toimub, läks mingi naisega sentiment? lahku või nagu, et nagu noh, isegi sellised asjad nad loevad nagu ja kui sa tunned neid inimesi, kes on võlakirja emitentide ma ei ütle isegi nagu kõige suuremad omanikud, kuigi seda ka, aga kui sa tunned neid, no ettevõtte tegevjuhi, ettevõtte finantsjuhi, et sa, no isegi kui sa oled tere tuttav ja nagu sul on kuskil konverentsil mingi kas või paar minutit nagu, et räägid sellist nagu social juttu, siis nagu, et sa näed nagu, kuidas inimene reageerib, nagu, mis tuju tal on, nagu, et see kõik loeb, et see võlakirja investeerimine ei ole indeks investeerimine. See on oluliselt aktiivsem investeerimise viis minu arust. Nagu, või me nüüd nagu, et eile rääkisime, et okei, nüüd on üks mingi kohtu case, mis on ühe pangaga võib-olla seotud, nagu, aga võib-olla on ainult selle omanikuga seotud. Nagu, et sellest sõltub ka see, nagu, kuidas neil edasi raha kaasamisega, muu asjadega läheb, et nagu, et see kõik nagu tõstab või vähendab võlakirjade riskantsust, seda õiglast hetke tootlust ja seda kõike. Ja siis me rääkisime sellest loomulikult hajutamine, nagu, et ABC, nagu, et see on kõige tähtsam. See on kõige tähtsam, sest me ei tea kunagi kõike ja nagu, et kunagi oli selline nagu, et telesari nagu Dr. House, ma ei tea, nagu kas, kes on näinud, nagu seal oli see nagu slogan, et everybody lies, et nagu kõik valetavad, et nagu, et täpselt samamoodi selle infoga, mis liigub niimoodi kaardinate taga, et nagu isegi kui inimene paljud valetavad mitte teadlikult, nagu, et inimene on midagi kuulnud, räägib seda sulle nagu, või tal on info, et selle sama plussiga nagu ma nagu 2 nädalat või paar kuud enne selle defaulti, nagu, mis neil juhtus, mul oli pikk vestlus niimoodi šampanjaklaas käes ühel üritusel nende välismaa nõustajaga, kes rääkis mulle ja ta kindlasti ei tahtnud mind valetada, nagu, et nagu rääkis, et nende võlakirja europaberi nagu kaudu selle nagu raha kaasamisega kõik on nii hästi, et ära muretse oma selle Baltikumi võlakirjade pärast, nagu, et maksavad isegi enne tähtaegselt nende nagu väga, peaaegu 100% nagu. Aga lihtsalt midagi kuskil läks valesti, keegi võib-olla on raha committinud ja pärast ei andnud või nagu ma ei tea, mis juhtus. Aga tehniliselt nagu, et mees ütles midagi ja nagu ma selle info põhjal ma sain aru, okei, et kuigi mul tundub, et see paber on väga riskantne, siis ma ei ürita seda nagu, ma ei tea, nagu kuidagi nagu sellest kuidagi siis alahindlusega lahti saada või nagu, et ootan rahulikult lunastamiseni, nagu, et seda ei juhtunud, et see on ainult üks näide. Aga üks väike see nõuanne veel, mis ma mäletan sinu enda esinemisest, et teatud, et tingimusi tuleb ka lugeda, on ju, ja meeles pidada. Oja, et kui sa ostad mingi võlakirja oma portfelli, siis loe tingimusi ja loe need peamisi asju, nagu, mis sind huvitab, on alati see call ja put optsioonid kõigepealt, nagu, et see put optsioon on sinu õigus emitendile seda tagasi müüa, nagu näiteks investoritel oli plussi vähemalt ühe võlakirjaga, nagu, et jah, et mina pabistasin, mis sellega juhtub, aga mul oli õigus neile tagasi seda müüa tegelikult ja isegi kallim, kui ma ostsin, nagu siis ma ostsin diskontiga ja siis nagu call optsiooniga, nagu, mis on ka väga tähtis, nagu, et kui me kalkuleerime seda YTM-i või nagu, et seda aasta tootlust lunastamiseni, et kõige parem viis on kasutada, et selle nimi on YTW, et yield to worst. Et see võib see kõige madalam tootlus olla, nagu, et kui ettevõtte pankrotti ei lähe või nagu, et millal on see call aeg või mis veel võib juhtuda, nagu, et see yield to worst, ta on alati sama nagu yield to call, aga mõnikord võib ka teistmoodi olla, et ikka lugege need tingimusi ja nagu millega need tagatud on, kui nad on tagatud, et mis see tagatis on, et
ja nii edasi ja kui tegu on selle nagu professionaalsema sorti võlakirjadega nagu olgu see AT1 või allutatud võlakiri, et ma ei ole kindel, et allutatud võlakirju on üldse niimoodi hea pakkuda igaühele jaeinvestorile ilma mingi ankeeti täitmata vähemalt, et nagu seda tehakse, et mõnikord ma ikka nagu kuidagi kontrolliks inimese nagu aru saama selle instrumenti olemasolust ja riskidest, et aga see on eraldi pikk teema. Loomulikult mulle ei meeldi ka igasugused üleliigsed piirangud ja ma ei taha ise promoda, et davai piirame kõike nagu ja siis me lihtsalt maksame rohkem ja lisaks leikoodile on vaja ka mingit asjatundlikku investori koodi iga kord pikendada mingi 500 euro eest ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et pangad ikka, nad on nüüd väga rangelt kontrollivad kliente ja et seda kogemust omandada nagu on jah, üks kõige parem viis on ise seda saada, et me kuulame küll tihtipeale, aga ega sa ei saa nendest riskidest ja asjadest aru, sa ei tunned seda oma näol läbi ja igal ühel on vaata see piir erinevas kohas, et mõne jaoks kaotada 2000 eurot on väga valus ja mõne jaoks kaotada 20 000 või 200 000 on aktsepteeritav, et see tulebki igal ühel läbi tunda, on ju. Kuule, aga ma küsiks ka teiste varaklasside kohta, et ma mõtlesin, ma küsin kinnisvara kohta, aga mulle tundub, et see on natuke igav teema, et seal ei ole nagu väga tõekspidamisi nagu väga jagada või kas on sul kinnisvarast tekkinud nagu selline erilisem strateegia või kuidagi, mida sa suudaksid nagu välja tuua? Ma ütleks, et kinnisvara osas, et ma nüüd liiga pikka juttu ei hakka ajama, et ma usun, et see kaasaegne majandus või majandusmudel nagu, et ta on selline, et selle sees on sisse ehitatud 2–3% inflatsiooni aastas by default, et nagu kui nüüd kõik nagu, et keskpangade häda oli see inflatsioon, et liiga suur inflatsioon, aga kui meil on, ma ei tea, mingi 1% deflatsioon euroalas või Ameerikas, siis neil on veelgi suurem häda. Et siis nad mõtlevad, okei, mis me nüüd teeme, nagu, et davai nüüd tõstame intressi üles nii palju, kui saab, nagu, või mis iganes nad teevad. Et lihtsalt selle nagu, et see kaasaegne majandus töötab sel põhimõttel, et rahamassi trükitakse alati juurde. Et see liigub nii nagu, et mõnikord palju juurde, siis võetakse tagasi, aga pikas plaanis, miks need indeksid näitavad ka seda pikaajalist kasvutrendi, et neid laiapõhiliselt, et raha tekib juurde, majandused, rahamass kasvab ja kinnisvaraga on ka, see on üks nüanss, nagu miks need sellised reaalsed varad nagu kinnisvara, et nad ajas ikka niimoodi orgaaniliselt, rahaliselt kasvavad hinnas. Ja teine on see, et palgad üle maailma, Eestil oli eraldi see nagu nüanss, et me ikka nagu meil on palgad väga-väga kiiresti kasvanud, siis me alustasime 30 aastat tagasi või et juba rohkem nagu, et sealt, kus me olime, et ja loomulikult nagu sellest aukust üles liikumine on alati tempokas. Et nüüd ma ei ole kindel, et Eesti palgad jätkavad nii jõudsalt kasvu või sellised keskmine palk, aga küll ta kasvab, et ja isiku laenuvõimekus või eraisiku laenuvõimekus on puhtalt tema palgafunktsioon, et pank annab talle nii palju, kui ta saab teenindada nagu nende valemite järgi. Ja kuidas inimene ostab endale korteri või mis iganes muu objekti, ta kasutab nii palju, kui pank talle annab, enamasti. Nagu, et nii palju, kui saab, nagu seda kulutan. Nagu, et
et kui palgad kasvavad, kasvab ka kinnisvara. Loomulikult kinnisvara on mitmekesisem kui ainult see elukondlik kinnisvara. Et ärikinnisvaraga on viimati veits halvem või vakantsusega, ütleme nii, on veits halvem kui oli ja kui elukondliku kinnisvaraga, aga pikas plaanis seda maad juurde ei teki ja nagu, kui objekt on hea, et objekt peab olema likviidne. Jah. Aga sul on Eesti turul päris suurelt oled Eftenis sees, aga kas sa Baltic Horizon Fundi peale oled ka mõelnud või see ei ole sul üldse teemaks olnud? See oli hea küsimus vist. Ma ükskord võtsin näpu otsaga mingi paar aastat tagasi, kui see on juba palju kukkunud ja siis ma rääkisin sellest ühele nende konkurendile ja tema ütles, Lev, sa oled hulluks läinud või nagu, et vaata palun, mis neil 2 nädala pärast on kalendris niimoodi, et mis sündmus neil ees, ja siis nagu tee ise oma otsust nagu, et ma tulin koju, vaatasin, et oli mingi väga suur mingi võlakirja või laenu refinantseerimine või mis iganes, nagu siis ma kohe vajatasin nuppu turuhinnaga, müüsin turuhinnaga, võtsin, see oli mu kõige kiirem kaotus, et nagu, et ma hoidsin 3 päeva nagu ja siis 3 päeva pärast müüsin kahjumiga, siis nagu, et lihtsalt sain aru, et ja, mehel on väga suure šansiga õigus nagu, et see nagu seda kasvuruumi lehe ajal seal väga ei ole ja nagu, ja siis nagu, et Horizoniga on nii, et viimati on palju nagu räägivad sellest, et kust sa veel nagu ostad neid objekte niimoodi 30 või 25%-ga selle nagu Colliersi hinnast, et ja, aga kas jälle ma ei taha kritiseerida nagu, et lihtsalt see Horizon on veidi teistsuguse strateegiaga kui Eften. Sellepärast ma väga nagu ei vaadanud neid. Mulle ei meeldinud see, et nagu see dividend oli liiga suur, ei olnud jätkusuutlik. Lihtsalt nagu, et mulle meeldivad sellised ettevõtted, kus nagu on nii dividende kui ka kasvuruumi. Aga Horizoniga oli nii, et nagu üle võime maksavad need dividendid. No vähemalt mulle tundus nii. Ja siis nagu, et okei, ostad nüüd alahindlusega, aga kui ma näen, et fond tulevikus vist müüb neid objekte selleks, et laene teenindada, et kui palju jääb siis osanikele. Kas ei juhtu nii, et need objektid lihtsalt niimoodi ükshaaval kaovad portfellist ja raha sellest lihtsalt ei jää. Et nagu ei tea, et nad on kindlasti hädas. Neil on suur häda. Ma ei julge seda petti teha ja mul ei ole kunagi meeldinud nende objektide portfell. Liiga uhked, liiga väikse yield'iga. Et see ei ole see koht, kus teenitakse 7-8% aastas. Nagu, et need objektid on sellised, et 2-3% aastas nagu teenid ja loodad, et veel 2-3% äkki nagu ajaga kasvab. Rootsi kirikule võib-olla sobib, mulle ei sobi. Mul on kinnisvara koha pealt selline nagu tekkinud väike mõte, aga see kindlasti ei laiendu väga pika aja üleselt, aga üldse investeeringute koha pealt, et igas varaklassis on omad nagu riskid, aga samas ka tootlused, mingid võimalused ja need tulevad kohtadest, kus me tihtipeale ei näe neid või ei oska nagu ette näha, aga ainuke viis, kuidas neid osa saada, on siis, kui sa oled nagu asjades sees. Et kohe, kui sa nagu varaklassid sees ei ole, siis sa nendest asjadest osa ei saa. Et seda nagu on näitanud meil see viimase 10 aasta jooksul mitu erinevat varaklassi. Aktsiad on rallinud mitmeid kordi, et sa võid teha oma analüüsida, kui sa sees ei ole, sa kunagi nendest asjadest osa ei saa, sest need rallid enamasti hakkavad juhtuma täitsa kohtadest, kus sa ei suuda neid oodata või nagu sa ei näe ette seda. Ja siis sama on kinnisvaras. Nagu treidimisega, et paljudel õnnestub väga hästi treidimist teha tema portfelliga, nagu, kus neil ei ole oma raha sees. Ja kui nad panevad oma raha, siis see käitumine dramaatiliselt või drastiliselt muutub inimesel. Nagu, et kui seda oma skin in the game, nagu see own skin in the game peab olema, siis sa õpid teiste inimeste vigadest. No küll nagu mul juhtus selle etaloniga, nagu see oli näide sellest, kuidas ma õppisin teiste inimeste vigadest, aga
mul lihtsalt jopas, et ma ei pannud sinna raha sisse. aga kasukohtadest on nagu raskem õppida, et neid ei näe nagu nii hästi ette, et kinnisvara ka siin, mis tegi viimase 5 aastaga, et keegi ei osanud nagu otseselt öelda, et see tuleb, kõik vaatavad kinnisvara mudelisse, kirjutatakse ikka, et aastane kapitali kasv on seal 4–6%, on ju. Keegi ei pane sinna Excelisse, ma arvan, et järgmise 5 aasta jooksul tuleb 20% aastas. Aga ainuke viis, kuidas sellistest asjadest mingis mõttes osa saada, on, kui sa nendes varaklassides otsapidi sees oled, on ju. Ja sama nüüd võlakirja hiljutised asjad, et sul tõusevad ka võlakirja järelturu yield to maturity või üldse tootlused tõusevad põhimõtteliselt või vahepeal tõusid, on ju. Et nendest asjadest saab osa siis, kui sa oled seal sees, aga neid asju ette ei näe. Et siis selline mõttekild on mul tekkinud. Ma ei tea, kuidas sa sellest mõelnud oled, et kui olla liiga analüütiline kõigi varaklasside osas, siis sa ei saa nagu nendest sellistest sõitudest ka osa. Ja, et no investor ei saa ju selline MacGyveri nuga olla nagu, kes oskab kõike või teeb kõike. Et kui su mõte oli see, et nagu, et iga varaklass on oma päradega või sul on mingi teine. Ei, ma mõtlesin, et me oleme kõik siin kõigis asjas natuke sees ka, on ju, et noh, kõigil on natuke kinnisvara, et ei ole nagu kinnisvara, noh, mina ei ole ise ka väga suur kinnisvara investor, aga noh, kinnisvara on ja tänu sellele ma sain ka osa sellest tõusust. On ka natuke aktsiaid, siis saad vahepeal aktsiasõidust osa. Aga ma ei näe ühtegi neid asju ette, sellepärast ma ei oska ennast ajastada õigel perioodil ainult aktsiatesse, õigel perioodil ainult võlakirjadesse, õigel perioodil ainult kinnisvarasse. Ei, loomulikult mitte keegi ei oska neid asju. No mõnikord keegi mingi ühte asja võib ennustada või ette nagu näha, aga no ma ei tea ühtegi inimest, kes 51% šanssiga oskaks ennustada seda, mis juhtub turuga. Et see Warren Buffetti näide, et ma ütlen nii, et nagu need mehed on kindlasti väga targad ja neil on kindlasti palju infot igast asjast, et nagu olnud nagu, et see ei olnud lihtsalt nii, et see Warren ja Charlie nagu nad investeerivad niimoodi nagu tavaline investor, et nagu neil oli see ikka nagu korralik nagu ettevõtlus, et ettevõtte nagu ostmine siis nagu, et no kes on nagu rohkem Ameerika acquisition culture kui passiivne investeerimine. Just, see ei ole üldse nagu, et me ei saa nagu, ma ei saa kunagi Warren Buffett nüüd nagu hetkel olla või tema laadne, sest ta oli absoluutselt teises äris nagu omal ajal. Aga kui me võtaks veel nii-öelda oma kapitali investeeringud, nii avalikud kui ka privaatsed, on ju, et kuidas sul suhted on siis üksikaktsiatega, et ETF-idest nüüd me teame, et sa teed seda automaatset ostmist nii-öelda, ostad regulaarselt ja see strateegia on nagu nüüd käima läinud. Aga mis teekonna sa üksikaktsiatega läbi tegid, et sa jõudsid sinna, et peaks nagu rahulikult hakkama ETF-e ostma? Mul on mõned üksikaktsiad, et no hetkel on Tallinna Vesi on endiselt portfellis ja siis ma võtsin vahepeal kaubamajad, aga siis müüsin, kui ma nägin jälle nagu, et kuidagi nagu, et ma ostsin siis nagu, mõtlesin, okei, nagu, et siis see hakkas tõusma, siis ma müün nüüd väikse kasumiga ja mõtlen veel nagu, kas mul on seda vaja nagu, et ja noh, endiselt mõtlen, et kuidagi see lähitulevik neil võib olla, no kaubanduses on ju nüüd raske aeg, ütleme nii, et ettevõte on hea, et ja neil ei ole ainult see nagu ainult need Selveriti kaubamajad ja automüük, aga ikka, et mulle meeldib, kui ma võtan aktsiatega mingit üksikpositsioone, siis mulle meeldib selline dividendi ja upside'i kombo, nagu mulle meeldib see kinnisvaraga, et kinnisvarafondidega, et ma saan mingi rahuliku 4 võib-olla 5, kui on hea aasta, nagu sellest aasta dividendi. Et väga hea, kui niimoodi kui ma saan seda ilma topeltmaksustamisega, seda nagu, et miks ma näiteks selle F10 real estate fondi, nagu ma hoian eraisikuna, siis mulle ei meeldi topelt tulumaksu maksta, nagu, et
ja siis nagu, et saan mingi rahulikku tootlust, et 4-5% ja siis lisaks sellele mul on mingisugune nagu upside ka, et ma näen, et aktsial on kasvuruumi ka. kas sa seda näed nagu Tallinna Vee puhul ka või kui suurelt sa üldse Ja, nagu sisse ostad, kas sa ostad nagu hajutad selle ostud või sa teed ühe mingi suurema ostu ja vaatad, et see portfellist ei oleks siis põhimõtteliselt üle 5%? Ma ei usu, et ma nii palju seda Tallinna Veed isegi tahan osta nagu 5% portfellist, et mul hetkel seal mingi, ma ei tea, mingi 1,5 võib-olla protsenti nagu portfellist selle Tallinna Vee aktsiate sees. Et Tallinna Veega on nii, et 4-5% dividendi, ma usun, et nad maksavad lähitule. Loomulikult neil on ärikliente palju, et kui majandusel on halvasti, siis nagu, et siis neile müük väheneb, aga ma näen, et nad suudavad seda 4-5% võib-olla dividendi pakkuda, mis on jälle omades eraisikuna, see on juba selline nagu, et maksuvaba tulu, nii et seda võib võrrelda mingi, ma ei tea, mingi 7%-ga või 6,5%-ga, nagu kui me mõtleme, et võrreldes mingi võlakirjaga näiteks, et ja ma näen Tallinna Vee sees kasvuruumi, siis et neil on, ma eeldan, et nende käive ja kasum lähiajal kasvab, sest tariifimuutused, nagu kastmisvee arvestite niimoodi väljalülitamine, et sellel kõigil on oma mõju, et ja kui see aktsia kasvab, et mis ta maksab nüüd 10,2, et kui ta kasvab ja maksab mingi, see on ikka selline trade nagu see positsioon, see ei ole mul selline nagu eluaegne investeering. Kui ta maksab mingi 11,5, siis ma juba kaalun müüki, et nagu, et mul on selline trade, mida ma olen valmis hoida ka, et selline pikaajaline, mingi paariaastase perspektiiviga. Mul on hoopis selline küsimus, et oleme rääkinud nendest, ütleme, riskidest ja kuidas neid nagu hallata, et kas sa oled mõelnud ka, ütleme, geopoliitilisele riskile, et kui palju sul varasid võiks olla seotud, ma ei tea, Eesti ja Baltimaadega versus USA, Euroopa või muu maailm või sa seda poolt ei ole väga palju analüüsinud või jälginud? No siin on nagu üks asi on see, et nagu kas sinu investeeringud on kõik Baltimaal, et no mul on näiteks, ma kasvatan seda indeksi positsiooni, nagu ma rääkisin, et nüüd on 5% ja mõnda aja pärast ma loodan, et see on juba 25 ja need on Ameerika aktsiad, aga jälle nagu, et kus need aktsiad on mul, nad on Swedbankis, et okei, Swedbank ei ole nagu Eesti Pank, et selleks, et nagu Swedbankaga midagi juhtuks, siis peaks siis Rootsi ka niimoodi ohus olema, aga kas ma saan näiteks ligi nende aktsiatele, kui Eestis on, ma ei tea, nagu venelased tulevad ja nagu võtavad võimu ja siis nagu, et üle ja kõik pekkis, et suure šansiga ei saa ligi, et aga mul ei ole ühtegi, mul on Lätis ja ühel ettevõttel on Lätis üks pangakonto Signet pangas, et mille kaudu me investeerime võlakirjadesse, et okei, mul on nüüd kõige värskem investeering või kõige värskem uus investeering portfellis on, et ma võtsin positsiooni ühe võlakirjafondis, mis on Malta fond, et nagu nad päriselt nagu, et see peakontor ongi seal, aga noh, nii et ja mul on mingi väike või väiksema sorti raha on hea sõbra käes, kes on selle fondi valitseja ja see on Maltast. Aga noh, et aga see ei anna mulle väga midagi, kui et
ma ütleks nii, et kui see geograafiline või geopoliitiline aspekt muutub investori jaoks väga tähtsaks, ma mõtlen Eesti investori jaoks väga tähtsaks, siis ma pigem mõtleks sellest, et elaks mitte ainult Eestis, aga kuskil mujal ka nagu niimoodi, et ja omaks seal pangakontot ka ja väärtpaberikontot ka, et olgu see Šveitsi või mis iganes nagu, mis kellele meeldib või kes võib endale midagi lubada nagu, et kuigi võib olla see Interactive Brokers ja TransferWise või noh, kes iganes nagu, et mingil määral jah, võib-olla ei ole halb idee, et sul on mingi pangakaart, mis on Wise'i oma ja seal on kontol raha ja kui midagi juhtub ja su pere on kuskil näiteks no sa oled võib-olla relvaga siin nagu ja nagu, et aga pere on võib-olla välismaal ja neil on see kaart olemas ja nad saavad seal rahulikult elada. Võib-olla ei ole õige halvem idee, aga need korralikus pangas kuskil välismaal konto avamine on omaette sellene nagu seiklus, et ja ei ole odav ka, kui see ei ole resident minu teada. Rein. Ja sa oled maininud, et kui te siin arutasite, et riskid mingil hetkel võivad realiseeruda, on nad siis ettevõttepõhised või ise oled teinud mingeid huvitavaid otsuseid, et sul on veel ilmselt raha veel kaotada küll selles investeerimisteekonnas, mis sul praegu käesil on. Aga Sex Pistols on oma Anarchy in the UK loos öelnud sellise lause, et your future dream is a shopping scheme, kus nad siis mõistavad hukka seda tarbimist või sellist, et kuidas nagu see the American dream on see, et sa saad mingeid asju endale osta. Nüüd unustame nende pahameele ära ja mõtleme selle peale, et tarbimine on okei. Et kui lihtne sinul on olnud oma teekonnal seda raskelt teenitud raha võtta päriselt tarbimisse ja oma materiaalseid unistusi täita? Küsi jälle seda kõige viimast. Mul läks käima ja see kõige viimane väike lause, mis... Ja, et kui lihtne on sinul olnud oma raskelt teenitud raha võtta tarbimisse ja oma materiaalseid unistusi täita. Et noh, ma tean, me jagame armastust ilusate autode vastu näiteks, et kui lihtne see sinu jaoks on olnud? No okei, alustan ikka nagu sellest, mis Sex Pistols ütles nagu, et Sex Pistols oli lihtsalt nagu hulk noori lolli nagu ja idiooti nagu ja nagu, et no mis sa oled 20, sa nagu niimoodi tarbid täiega ja sa mängid midagi nagu, et ärme seda tõsiselt võtame ja nagu, ja ma ütleks, et nagu elu on üldse selline, et nagu ei tasu võib-olla liiga tõsiselt võtta üldse nagu, et we all gonna die anyway, et me ei tea, kui palju meil jaanud on nagu päev, aasta, 10. Ma olen varsti 50 nagu sel talvel nagu, et või tuleval talvel nagu ja no siiamaani ütleme nii, et elu näitab mulle väga huvitava seiklusfilmi juba 50 aastat, et nagu loodan, et see jääbki huvitavaks ja see on peamine asi. Eratarbimisest mul ei ole kunagi, mul see eratarbimine ja portfell, nad ei ole üldse omavahel kuidagi seotud. Et kuigi võib juhtuda, et sa mainisid autosid, mul eelmisel aastal juhtus nii, et ma pidin vabastama mingi raha auto ostuks, siis mul oli tellitud üks auto, mida ma ei oodanud, et ma saan, et oli lubatud, et 1,5 aastat läheb, aga noh, tuli kõne, et tšau nagu, sinu autot ei olnud isegi arvutisüsteemis nagu olemas, nagu, aga nüüd ta on meie laus. Nagu, et tule osta, et nagu, et okei, no mis ma teen, siis ma kasutasin oma portfelli, et nagu, et ma mäletan ükskord see Raivo Hein samamoodi müüs LHV aktsiaid ja siis ajakirjanik on küsinud, et mis jama on nagu, miks nõukogu liige müüb ettevõtte aktsiaid, sest tal oli täpselt sama olukord, et nagu, et ma müüsin, sest mul on nüüd eratarbimiseks raha vaja, aga mul on plaan mingi 6 aja jooksul neid tagasi osta turult, et siis mina samamoodi nagu kasutasin portfelli, aga et see ei olnud nii, et no see on lihtsalt mingi selline
kui ma tellisin autot, siis ma ei arvestanud sellega, et nagu, et see vähendab minu portfelli nagu see auto nagu, et kuidagi, et lihtsalt nagu okei, nagu, et ma võin seda osta, et mul on eratarbimisega ka see, et nagu mul ei ole kunagi väga unistusi olnud selles valdkonnas. Kui ma tahan midagi, siis ma lihtsalt ostan nagu ja ma lihtsalt oskan elada nii, et ma ei taha asju, mida ma ei saa endale lubada. see on väga lihtne viis, et nagu lihtsalt, kui sa tahad või sulle meeldivad need, et kuidagi, et mul ei olnud kunagi, no mingi, ma ei tea nagu, et ma ei ole selle taseme investor nagu, kes niimoodi võib isegi kaaluda mingi eralennuki või mingi suure paati või mida iganes nagu, et need on väga kallid lõbud, aga mul ei olnud kunagi unistust neist nagu, et isegi kui ma ei tea nagu, et nüüd juhtub nii, et selgub, et ma ei tea, mul on kuskil välismaal mingi sugulane, kes leidis Rain Lõhmuse Bitcoin mingi walleti parooli ja nagu, et ja siis pärast surnud ja ma olen ainuke pärija nagu, et siis ma ei hakka eralennuki või mingi suure paati ostma. Et lihtsalt ma õnneks nagu ma olen väga rahul ja alati, see on alati nii olnud nagu, et mõni asi meeldib, okei, nagu, et kui sa saad, siis sa lähed ja ostad, kui ei saa, siis sa mõtled, okei, mis ma teen nagu selleks, et nagu, et aga jah, et aga mul eratarbimise see rahakott ja niimoodi, et noh, see virtuaalne nagu rahakott ja portfell, need on kaks eraldi asja, et nad ei ole üldse omavahel kuidagi seotud. Leevi, ma küsin nüüd selliseks lõpetuseks ühe küsimuse, et me oleme siin investeerimisest rääkinud pikalt, erinevad varaklasse käinud läbi, ma arvan, me oleme saanud päris häid aimu sellest, kuidas sa mõtled ja kuidas sa nagu riske näed, väga huvitav on olnud. Ja nüüd, kui me läksime nagu eraasjade juurde ja selliste, sa ütled, et sa oled lihtne inimene, et sa suudad elada nii, et sa ei taha väga palju, aga mis sa veel tahad nagu ära teha, on sul mõned mitte siis asjadest eesmärgid, vaid mõned tegevuse eesmärgid, mis sa tahad veel ära teha mingi eneseteostuse mõte või siia maailma, mida sa anda veel tahad, et mitte morbiidseks minna, ma lihtsalt mõtlen, et mis su järgmised eesmärgid on. See on väga hea, selline, noh, ta ei ole filosoofiline küsimus, aga väga tähtis küsimus, et ma teen ju 5-6 võib-olla viimast aastat ma teen väga palju igasuguseid asju, mis ei too mulle otseselt raha, et no see ühiskonnale kasulik on võib-olla liiga kõva sõna, nagu, et ma ei taha nii nagu uhkeks nagu minna ka sõnadega, aga no mõned projektid nagu, mis on, et mulle meeldib näiteks, kui kuskil käib mingisugune arutelu, et okei, kuidas meie riik nagu edasi liigub selle või selle asjaga. Ma ei räägi nüüd poliitikuks saamisest, aga no, nagu me käisime näiteks mõnda aega tagasi rahandusministeeriumiga arutelale influenceritega, et nagu, et okei, nagu, mis sa arvate sellest ja sellest nagu, sel tasemel või nagu, siis nagu ma teen vabatahtlikku tööd mõnede projektide sees, nagu, kus ka niimoodi ma panustan ikka nagu, et mingil määral riigi olekule nagu, et aga jälle ma ei taha liiga uhkeks siin minna nagu, et need asjad pakuvad põnevust ja alati pakuvad põnevust tutvused uute huvitavate inimestega nagu, et kellelt õppida või kellega sõbraks saada, aga et see, et kuidagi hea, et nagu, et kui see nagu finantsvabadus ja no on just see sõna nagu, et mida kõik juba vihkavad võib-olla nagu, et aga noh, et see vabadus on peamine, kui sul on vabadus tegeleda asjadega, mis ei too sulle, noh, nad toovad küll nagu, see ei ole ka nagu, et nad toovad küll mingi sotsiaalkapitali, et see ei ole niisama ka nagu, et loomulikult, no neist on, võib ka nii panna, et ikka mingisugune kasu on nagu, et aga ikka sa teed seda, siis sa
see on õige asi, mida teha ja nagu, et ja sulle meeldib selle sees olla inimestega, kes on et nagu, et mul on võib-olla see koostöö inimestega, kes mulle meeldivad, kellel ma õpin, kellega mul on nagu, et et kui ma ütlen, et see mees või see naine on minu sõber, et nagu, et ja ma ütlen seda uhkusega, et see tunne, et pigem see, et nagu et kokku võtaks nii, et nagu ma mainisin, et 50 aastat juba vaatan väga huvitavat seiklusfilmi ja nagu, et ikka pluss märgiga, nagu ei ole mingi õudusfilm, nagu, et ja tahaks, et see film oleks veel nagu, et pikk ja sama huvitav või sellest põnev. Kuule, ja ma tahtsin siia öelda, et sa panustad päris palju nagu investor kogukonda ka, jagad avatult enda õppetunde, jagad siin on ju, jagad kaotusi ja kõike muud, et see on üks viis, kuidas teised äkki saavad ka kaotsi vältida, nagu me rääkisime, et ka tegelikult sa ei pea kõike läbi tegema, et selles mõttes ma olen sinult palju õppinud ja aitäh, et sa jagad. Ma olen sinult palju õppinud, absoluutselt teist kõigelt nagu, aitäh, et oled olemas siin kogukonnas ka ja Off the Recordi kanalis ja panustad seal ka, nii et ei, kui ma, ütleme nii, et kui ma teiega ei räägi, et ma olen ju väga jutukas inimene, kui ma teiega ei räägi, siis mu kodused lähevad hulluks. Tervitused siis naisele ja lapsele, et saime neile 1,5 tundi vaba aega pakkuda. Super. Ja aitäh veel üks kord kutse eest, et väga uhke tunne on see teie selline esimene külaline olla, et see on suur usaldus ja ikka on meeldib selline mõnus tunne. Tänud, Lev, sulle. Paneme edasi. Aitäh. Aitäh. Ciao. Bye. Ciao.